tere teile kõikidele, kes te juhtute seda nägema. Meil on siin üks ettevõtmine ja mina näitan siit ühte väikest raamatut teile, Vaimulikud loosungid. See on Eesti Evangeelse Vennaste Koguduse väljaanne, aga siin sellesama kaane peal on väiksemas kirjas Jumala sõna igaks päevaks 290 väljaanne. See aga ei ole mitte eesti keeles 290 aastat ilmunud, vaid see sai alguse Saksamaalt Herrnhutist. Ja see loosungi raamat on eriline tunnistus sellest, et ühest väikesest Herrnhuti külast valla pääsenud ärkamisliikumine juure tuletuvad Böömi Määrimaale koguni. Ja aga et see ärkamisliikumine on jõudnud otsaga Eestimaale. See ärkamisliikumine tuli Eestimaale 1729 ja need, kes selle sõnumit toojad olid, jõudsid 1730 jaanuaris juba Tallinnasse. Ja me võime ütelda, et see on ju nii kauges ajas. Seda ei ole mõtet ju meenutada, me oleme täna moodsas ajas inimesed. Oleme küll moodsas ajas, aga kas me arvame siis tõesti nii lihtsameelselt, et see inimene siis tänase päeva jooksul on korraga saanud hoopis teistsuguses, kui ta minevikus oli. Ja seesama Vaimulikud loosungid on igal aastal loositud Herrnhutis. Ja nüüd juba 90. aastatest siit saadik tohime me neid tõlgituna eesti keelde välja anda. Ja nendel loosungitel üks on Vana Testamendi Jumala sõna ja teine on Uuest Testamendist. Ja need on Saksamaal kokku pandud omavahel. Aga meie oleme tohtinud Eestimaal neile juurde lisada 3. tekstid. Aga võib-olla enne räägin mõni sõna sellest vennaste kogudusest üldse. Vennaste kogudus sellisel kombel sai alguse siiski Saksamaalt ja on Eestimaale toodud. Aga me võime ütelda, et see on kõik võõras värk. Olge nüüd ettevaatlikud nii kiire otsustamisega. Meil on palju võõrast värki, mis on kummalisel kombel saanud meie omaks. Mis te arvate, kas laulupidu on algselt olnud meie oma? Ei, see on Saksamaalt pärit. Meile toodud. Aga kas me kujutleme nüüd ette oma elu ilma laulupeota? Tahetakse küll kummalisel kombel nüüd jälle venekeelseid ja võõrakeelseid laule sinna laulupidusse lisada, et siis saaks väga rahvusvaheline. Aga me ei olegi ju tegelikult rahvusvahelised. Me oleme imelik rahvas selle poolest, et kujutad ette, me oleme siin Eestimaal omamoodi keelt rääkimas. Ja need rahvusvahelised inimesed ütlevad, et rääkige kõikidele arusaadavas keeles. Aga meist väga paljud ei oska kõikidele arusaadavas keeles rääkida. Ja nüüd on väga huvitav, et seesama raamat on eesti keeles. Ja me küsime, no mis asi see siis
on need nii tähtis, et me oleme eesti keelde seal tõlkinud. See ei ole mitte suur mõistatus, vaid see on väga meie moodi. Me tahame oma asju oma emakeeles ajada. Aga ometi, kas te ei mõtle ühele erilisele olukorrale, et meie, kes me oleme pisike rahvas ja selle eesti keele rääkijaid on ka maailmas üsna vähe. Võib-olla nüüd meie rahvuskaaslastest on ka keegi väga huvitatud olnud ja on eksootilise keele ära õppinud, eesti keele. Aga see on ka tohutult või kaduv väike hulk. Ja nüüd ma olen palju järele mõtelnud selle üle, et missugune tähendus võis olla sellel, et vennaste koguduse liikumine tuli Eestimaale. Ja korraga see pisike rahvas sai sellest haaratud. Aga kui palju siis võis neid inimesi olla, kes siis sellest haaratud olid? No ma arvan, et alguses oli neid kaduv väike hulk. Olid ainult need siis, kes tõesti selle vastu huvi tundsid. Aga teate, kui huvitav asi on, et 1830. aastatel oli Eestimaal umbes veerand meie esivanematest, kes puutusid kokku vennaste kogudusega ja käisid vennaste koguduse palvemajades. Veerand. No mis te arvate, kui palju neid võis olla? 1712, mis aeg see oli? See oli see aeg, kui Põhjasõda Eestimaal oli tegelikult otsa saanud. Aga mis oli sündinud selle Põhjasõja ajal? 1700 see algas, Eestimaal oli tulnud katk, nälg ja meie esivanematest väga paljud olid hinge heitnud. Ja rahvastikuteadlased arvavad, et meie esivanemaid oli järele jäänud umbes 80 000. Kõige julgemad arvajad arvavad 100 000, aga mitte rohkem. Ja nüüd 1830, ma ei hakka pikemalt teile seda seletama. Mul on ka selle kohta oma hüpoteesid olemas. Aga ma arvan, et Eesti rahvast, meie esivanemaid, võis siis olla umbes 400 000, mitte rohkem. Ja kui nüüd korraga sakslased oma suure saksa täpsusega on arvestanud kokku, palju käis neid inimesi, neid pärismaalasi vennaste koguduse palvemajades ja kui nad saavad peaaegu 100 000 hulga, siis 400 000 100 000 jagatud saame me ainult 1/4. Ütleme, ainult 1/4 nii vähe. Aga nüüd küsin teie käest, aga mida teie arvate, kui suurt rahva hulka võis haarata see vennaste koguduse liikumine? Kas saksa rahvas oli ka siis kuskil 400 000 ringis? Ei, seal olid miljonid. Kuigi ta oli vürstiriikidesse ära jagatud või lahutatud. Need, kes rääkisid saksa keeles, saksa keelt.
ja eesti keele rääkijaid võib-olla maksimaalselt ainult 400 000. Nüüd arvame me, kui neid oli 1830. aastatel, kes olid vennaste koguduse liikumise kaudu äratatud elavale usule Jeesusesse Kristusesse, et neid oli ainult veerand rahvast, siis ei maksa arvata, et kunagi vennaste koguduse liikumine Saksamaal sai nii suureks, et see oli veerand rahvast. Ei kullakesed. See oli väga pisikene hulk. Ja nüüd, aga mida see siis tähendab, et nii suur arv meie rahva liikmetest oli elava usuga Jeesusesse, Kristusesse kokku puutunud? Mida see tähendas siis? Aga see tähendas seda, et selle mõju Eesti rahvale on tohutult suur. Ja pange nüüd tähele, 1850. 60. aastatel hakkas vennaste koguduse liikumine Eestimaal kuidagi nagu tagasi minema. Aga see ei kadunud ära. Ja siis sündis väga kummaline lugu, et Eesti soost Luteri kiriku õpetajad hakkasid tegelema Eesti rahvuskultuuri ülesäratamisega. Ma arvan, et enamikul eestlastel on tuttav see nimi Jakob Hurt. Ja tema on õieti see mees, kes elustas või kutsus üles Eesti rahva pärandit, suulist pärandit kirja panema. Ja nüüd kusagil 1860. aastate paiku hakkas elanema üldse huvi tundmine meie vaimse pärandi vastu. Ja Jakob Hurda üleskutse peale hakati seda üles kirjutama. Neid korrespondente üle Eestimaa oli palju, mitusada. Ja mina olen näinud Eesti kirjandusmuuseumis, Rahvaluule arhiivis neid Hurda kogutud teateid. Need on fooliumkaustadesse köidetud. Ja nendes teadetes on talle talletatud see, kuidas mõtles, mida arvas ja mida tähtsaks pidas meie esivanemate hulk. Ja nõnda on saanud meie vaimse pärandi talletamine nii tähtsaks, et üle maailma arvestatakse Eesti rahvaluule kogusid kõige suurema väärtusega kogudeks, sest seal on kirja pandud ühe eestlase kohta nii palju säilitusühikuid, milliseid ei ole näiteks Saksa arhiivides ühe sakslase kohta iialgi niisuguses suures koguses või arvus. Aga nüüd tulebki see kõige tähtsam ja märkimisväärsem teadaanne teile. Jakob Hurt, temal olid ju vanemad ja temal oli kodu. Aga missugusest kodust see Jakob Hurt oli tõusnud ja et ta tahtis saada kirikuõpetajaks?
Jumala sõna kuulutajaks. See kodu oli vennaste koguduse kodu. Selles kodus elasid usklikud inimesed. Aga Jakob Hurt ei ole mitte ainus. Uurige natukene Eesti ajalugu selle kandi pealt. Ja siis te märkate, et neid oli palju rohkem. Ja need mehed, kes haarasid oma kaastöölisteks kaasa mitte ainult mehi, vaid ka naisi, need mehed on määrava tähendusega Eesti rahvuskultuuri väljakujunemise juures. Ja nüüd küsin teie käest, mida see siis tähendab, et meie Eesti rahvuskultuur on saanud kõrgkultuuriks, kui pika aja jooksul üks eriline helilooja, kes lõi Joonase lähetamine, niisuguse heliteose. Saksamaal Berliinis kanti seda esmakordselt ette 1910. aastal. Ma annan teile päris ühe mõistatuse. Nüüd nuputage, mis oli selle helilooja nimi. See oli Matsi rahvast pärit. Aga tema heliteost hinnatakse nii kõrgelt, et üteldakse, et see on maailmaklassika suurteoste hulgas üks samaväärne, nagu on Bachi oratooriumid, Händeli suurepärased muusikateosed ja kõik. See paneb mind järsku järele mõtlema, kuule, mis siis juhtus nüüd nii lühikese ajaga? Et plahvatuslikult tekkis Eesti rahvuskultuur ja sai kõrgkultuuriks. Kust on need vedrud seal taga? See on vennaste koguduse liikumine. Sest vennaste koguduse liikumise tagajärjel ja tõttu või õieti seal alguses saime me juba 1739 eestikeelse, emakeelse piibli. Sest vennaste koguduse üks eestvedaja, see oli Graf von Zinzendorf, tema oli see esimene, kes 1736. aastal annetas 200 taalerit selle piibli trükkimiseks ja õhutas siinseid usklikke mõisnikke annetama selle piibli trükkimise heaks. Ja nüüd siis tuleb üks analüüs, väikene analüüs. Kui Saksamaalt toodi vennaste koguduse liikumine siia meie Eestimaale ja Matsi rahvas õppis piibli, eestikeelse, emakeelse piibli kaudu üldse lugema. Piibel aga ja vennaste koguduse palvetunnid, kus ei kõnelenud nagu üks pastor ainult, vaid need matside hulgast need vennad kõnelesid üksteise järele. Nad pidid ju oskama esiteks piiblit lugeda. Teiseks pidid nad olema õppinud piiblist juba aru saama. Ja kolmandaks pidid nad oskama ka sõna seada. Sest ei olnud ju niimoodi võimalik, et sa saad küll aru, aga sa teed ainult mämm ees. Vaid sul peab sõna olema selge ja sa pead suutma seda välja ütelda teistele. Ja teised saavad sellest aru ja korraga ütlevad,
kuule, see on niisugune tõde, ma võtan selle vastu. Ma tahan selle järele käia. Ja siis küsime nüüd, et kas on teile nüüd arusaadavaks hakanud saama, et Eesti rahva intelligentsuse taga on piibel ja piibli lugeda oskamine, sellest arusaamine ja selle edasiandmine. Aga selleks määravaks teguriks on vennaste koguduse ärkamisliikumine. Meie ei saa leppida nende jutupaunikutega, kes ütlevad, et meie kultuur olevat nüüd ei tea kust kuidagi tekkinud juhuslikult, vaid me peame endale aru andma, see on see, mida saksa rahva hulgas ei ole sündinud, et nii suur hulk selle rahva liikmetest saaksid korraga äratatud elavale usule, nii suur hulk. Ja siin tulebki nüüd see erinevus esile. Sakslaste hulgas ei saanud vennaste koguduse liikumine massiliikumiseks, aga eestlaste hulgas sai see massiliikumiseks. Ja see ongi see erinevus ja see tähendus, mida sakslastele on raske selgeks teha. Sest nemad arvavad ikka, et nemad tõid ja nemad on sellepärast väga tähtsal positsioonil. Aga nad ei saa aru, et neil ei ole vennaste koguduse liikumisel, nende rahva keskel ei ole seda vennaste liikumisel niisugust tähendust olnud, nagu see Eesti rahva keskel on. Ja sellepärast oleme meie täiesti ainulaadne juhtum terves maailma ajaloos. Et üks ainus ärkamisliikumine, Soomes on neid terve hulk, aga Eestimaal ainult üks ärkamisliikumine, mis on selle rahva nagu ühte viinud. Ja kui nüüd laulupidudel inimesed seisavad üksteise kõrval, selle sama ühe astme peal, nii palju, et kopikaski nende vahelt maha ei saa kukkuda. Ja nad ei tülitse, nad ei riidle, nad ei kakle oma vahel ega tõukle. Vaid kui vähegi, siis üteldakse, tule lähemale, et sul rohkem ruumi oleks. Ja nagu mulle üks inimene rääkis, kuidas ta laulupeol seal lava peal oli imetlenud, et kui keegi kokku varises ja siis kiirabi tuli seda inimest aitama, kuidas siis need nii tihedalt seisnud inimesed olid veelgi kokku tõmmanud, et kiirabi töötajatele teed valmistada. Ja siis äkitselt ma ütlen, kuulge, siin on midagi ainulaadset Eesti rahva puhul. Ja see on see vaim, see on see vaimsus. Ja kas te teate, see on see vaimsus, mis on meid rahvana alles hoidnud. Ja seal juures on Jumala ime, et vennaste koguduse kuulutajad vennad Eestimaale jõudsid. Ja 1730. aastal hakkas see puhkema, alguses küll sakslaste hulgas, aga peatselt kandus see rahva hulka, talupoegade, talurahva hulka. Ja kujutate ette, mis sündis. Muidu saksad pidasid ennast tähtsamateks, aga vennaste koguduse palvetundi peeti ju lihtsates ruumides, algus talutubades. Ja seal selles palvetunnis istus Saks ja Mats kõrvuti selle lihtsa pingi peal. Selline ime
et seisused kadusid ära. Saksa rahva seisused tõenäoliselt ei ole kadunud, sest vennaste koguduse liikumine ei ole seal nii suureks paisunud kui Eestimaal. Ja nüüd, kallid sõbrad, kui 90. aastate alguses oli võimalik taastada vennaste koguduse liikumine, siis sai see taastatud. Ja mina otsustasin, et kui see on nüüd taastatud, siis pean mina ka kuuluma sellesse. Sest minu vanemad olid kunagi vennaste koguduse liikmed. Ja nüüd on asjad nii arenenud, et tänapäeval olen ma selle vennaste koguduse peavanem. Aga mitte see, kes valitseb inimeste üle, vaid ma tahan olla vend vendade ja õdede keskel. Ja tahan hoida, et Eesti rahvas võiks taas tulla elavale usule, elavasse Jumalasse. Et Jeesus Kristus saaks sellele rahvale tähtsaks ja et see rahvas kogu oma olemusega võtaks Jeesuse vastu. Sest alles siis ja alles sel juhul on meil võimalik rahvana alles jääda. Mul on teile sõnum. Kas te teate, et Jumal on hoidnud meid? Ja nüüd sellepärast me oleme üldse olemas. Sellepärast oleme me taas iseseisvaks saanud. See müüt, et me laulsime ennast vabaks, see on ainult kena lugu. Püssitorude ees ei ole võimalik ennast vabaks laulda. Aga sellepärast oleme me iseseisvaks saanud, et Jumal on meie poolt olnud. Ja nüüd lõpetuseks loeksin ma teile sellesama 2020. aasta maikuu 5. mai loosungi teksti. Mul on sellepärast ka eriline hea meel seda lugeda, et mul on see imepärane võimalus olnud, ma olen maikuus kirjutanud nende tekstide juurde 3. tekstid, eestikeelsed tekstid. Ja nüüd Vanatestamendi tekst, 5. Moosese raamat, 26. peatüki 7. salm. Issand kuulis meie häält ning nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Ja siis Uue Testamendi tekst, Luuka rõõmusõnumi ehk evangeeliumi 18. peatüki 7. salm. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ja nüüd tuleb see 3. tekst. Paljud inimesed arvavad, et Jumal viivitab vastamisega ja tüdinevad palvetamisest ja pahanduvad. Aga pange tähele, Jumala äravalitud kisendavad tema poole päevad ja ööd. Sinu Jumal peab aru saama, et sul on palvetades tõsi taga. Ja ma lisan sellele. Eesti iseseisvaks saamiseks või selle iseseisvaks saamise pärast on meie maal lõpmata palju palvetatud. Just niimoodi palvetatud, nagu siin on öeldud, kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust
oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd. Kas ta peaks viivitama neid aidates? Ja see ongi see, mille pärast me peame Jumalat tänama, et selles järelejätmatus palves on inimesed, usklikud inimesed olnud ustavad. Ja Eesti rahvas on maitsenud taas iseseisvust. Ja selle eest on tarvis nüüd Jumalat tänada kogu südamest, teda kiita ja austada ja meelde tuletada seda, et palvetamine ei ole mitte selline toiming, et ma ütlen, no Jumal, aita nüüd, sa näed, häda on ja on tarvis. Ja siis me läheme ja jätkame oma päevakorras järgmiste probleemidega. Vaid palve on see, mis vajab süvenemist, sisemist järelemõtlemist, sisemist valmistumist ja järjepidevust. Ja siis tuleb seesama 5. Moosese kirja koht. Issand kuulis meie häält, nägi meie viletsust, meie vaeva ja meie häda. Kujutate ette, sealt 5. Moosese raamatust tuleb meile sõnum, et Issand on meie viletsust näinud ja on meie palveid kuulnud ja on meie peale halastanud. Julgustan teid, hoidke Jeesuse käest kinni kõvasti, sest tema on meie lootus ja kui ta meile on andnud iseseisvuse taas, siis uskuge, temal on meiega veel väga head kavatsused ees. Ja te saate veel imet näha ja teda austada ja ülistada. Ärge siis unustage tänu üle kõige. Ma tänan ka teid, et te olete kannatlikud olnud nüüd seda pikka lugu kuulama. Aga Jumal ise julgustagu teid ja kui nüüd ma lõpetan, siis saate teie rõõmsad olla. Nüüd saate te ometi hingata natukene, aga oodake veel üks hetk. Ma palvetan ka teiega koos. Armas Issand Jeesus, suur südamlik tänu sulle selle armastuse eest, millega sina oled meid armastanud ja et sa oled nii kannatlik olnud meiega ja et sa oled kinkinud meile iseseisvuse taas ja lubanud meid korraga vabalt laulda ja hõisata ja rõõmsad olla ja nüüd ka selle koroonakriisi oled sa lubanud nii kaugele taanduda, et me võime jälle vabamalt ringi käia, aga õpeta meid nüüd ka nende kriisi kannatuste varal, et me ei saa olla see rahvas, kes unustaks sinu ja kes läheks sinust mööda ja kes kujutaks ette, et me võime ise kanged ja vaprad olla ja et meil on see kangekaelsus ja meil on see me lööme rinna ette ja ülistame nüüd, mis meie julge mehe on rind on rasvane ja nõnda edasi. Saage nüüd aru, see ei aita meid. Aga kui meie kõrval on meie vägev Jumal ja kui tema seisab meiega ja meiega ühes rinnas ja kui tema on meie juures, meid toetamas ja aitamas, siis ükskõik missugused jõud siin maailmas võiksid olla meie vastu. Kui Jumal on meie poolt, kes saab olla siis meie vastu? Olge julged edasi minema ja teda usaldama. Pöörake tema poole ja tundke rõõmu, et tema armastab meid, pisikest rahvast, et me oleme väärtuslikud talle. Tema nimi olgu kiidetud ja austatud. Ja nüüd üheskoos, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu kui taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele.
ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.